Tere tulemast kuulama Varjupaikade MTÜ podcasti Käpa all, kus me räägime nii meie varjupaikade igapäevatööst kui ka laiemalt loomakaitse valdkonda puudutavatest teemadest. Meie oleme saatejuhid Anni ja Pille ning seekordne episood on pühendatud kassidele. Juba 9. aastat järjest viime me veebruaris läbi Sõpra tunned sabast kampaaniat, mille raames siis kutsume inimesi üles varjupaigas viibivatele loomadele kodu pakkuma või neid toetama. Ja paraku on Eestis koduta kasside probleem siiani veel väga-väga suur, mistõttu ootab ka meie varjupaikades enda uusi kodusid ligi 500 kassi. Samas on kassid ilmselt kõige populaarsemad lemmikloomad ning et nende hingeelu natukene lähemalt siis mõista, kutsusime endale täna külla ühe tõelise kassieksperdi. Tere tulemast meie podcasti, Laura Kiiroja. Tere! Inimesed teavad sind ilmselt rohkem kui hunditüdrukuna ja rebastega oskavad sind seostada, aga kuidas sa leidsid oma tee kassideni või nemad siis sinuni? Ja ma kõigepealt alustaks sellega, et ma teeks väikse täpsustuse või paranduse, et ma päris ei ole nõus sellega, et mind nimetatakse tõeliseks kassieksperdiks, sest ma arvan, et ainus tõeline kassiekspert on saba ja 4 käpaga. aga üht-teist ma tean ja olen uurinud ja on kogemusi, et siis seda olen kasside teemal just olen siis edasi liikunud oma karjääris alates 2018. aastast, kus ma siis alustasin koertekoolis Kratt esimese kursusega, mis oli mõeldud just kassiomanikule. Ehk siis kursusega kasside käitumise ja heaolu teemal ja kasside käitumisprobleemide teemal. Et tol ajal see oli Eestis esimene. Nüüd vaikselt hakkab neid kassikoole ja kassikursuseid juurde tekkima, mis on ainult tervitatav nähtus. Ja tänaseks siis ma annan ka Tallinna Ülikoolis kassikursust, mis tegelikult alguse sai sellise mikrokraadiga nagu inimese looma interaktsioonid, mis on uus mikrokraad, nüüd aasta aega oleme seda teinud koos erinevate oma ala ekspertidega, väga ägedad kolleegid. Et jah, inimese looma interaktsioonide mikrokraad, kus ühe loomana, keda siis süvitsi käsitletakse lisaks koertele ja hobustele, on ka kassid ja mina annan just seda kassikursust ja nüüdseks on see kassikursus ka avatud mikrokraadi väliselt. Ehk siis tulla saavad inimesed ka, kes siis ülejäänud mikrokraadi ei registreeru ja seal siis saab sellist teaduspõhist informatsiooni kasside kohta. Ja väga põnev, sest ma mäletan ka, kui see Krati kassikursus tuli, siis see oli hästi selline uudne asi, sest selliseid asju tõesti polnud ja see oli midagi, millest oli nagu puudu, sest inimesed ikkagi tihti võib-olla kuidagi koerte käitumist mõistavad paremini, aga kasside puhul on selline nagu nii-öelda, võib-olla oli selline infopuudus inimestel ja paljud on ikkagi hädas, sest kassidel on samamoodi käitumismuresid ja käitumisprobleeme nagu koertelgi. Ja absoluutselt. Ja varjupaigas meie poole ka ikka pöördutakse nende kassi käitumisprobleemidega ja ütlen täitsa ausalt välja, et oleme ka suunanud sinna Krati poole ja sinna sinu kursuse poole, et kohati on tõesti, sa näed, et need probleemid on suured, et see üks telefonikõne, et see ei aita jõuda sinna probleemi juureni, et siis täpselt see palun pöörduge sinna poole. Laura aitab, Laura oskab paremini, et palun. Ma väga loodan, et keegi on jõudnud ka sinuni. On, aitäh. Aitäh klientuuri eest. Väga hea kuulda. Ja sinu biograafiat vaadates, see on väga kirev ja väga põnev, mida sa oled kõik teinud, et räägi natukene sellest, et võib-olla kuulajad on ka huvitatud, et mida sa oled täpsemalt õppinud ja mis kõikide põnevate loomadega sa oled siis koos töötanud nii-öelda. Ja ma tegin oma bakalaureuse ja magistrikraadi semiootikas, spetsialiseerudes siis zoosemiotikale. Ja zoosemiotikuna ma uurisin just inimese looma interaktsioone, kommunikatsiooni, loomade käitumist ja inimese looma suhteid.
Ja selle raames, magistritöö raames siis sai ka, magistritöö oli mul selline praktiline. Norras tegin ma praktikat, siis sotsialiseerisin punarebaseid loomaaias. Ja sellest kasvas siis minu magistritöö. Ja pärast magistrantuuri ma täitsin oma unistuse, millega ma olin ka tegelenud juba bakalaureustöö ajal, mis oli siis huntide, loomaia huntide sotsialiseerimine ja huntide ja koerlaste käitumise uurimine üleüldse, et siis magistrantuuri ja doktorantuuri vahel ma käisin 4 aastat erinevates riikides üle maailma lihtsalt praktilisel tööl, erialasel praktilisel tööl. Ja ehk siis hundid on minu üks suurimaid kirgi ja kindlasti liik, kelle käitumisele ma olen spetsialiseerunud siis loomade käitumise uurijana. Aga doktorantuuris uurin ma nende kodustatud sugulasi, koeri. Jällegi siis minu doktorantuur on küll ametliku nimetusega interdistsiplinaarne doktorantuur, aga mida ma tegelikult teen, on siis koerte olfaktoorsete ehk siis lõhnatuvastusvõimete uurimine biomeditsiinilisel eesmärgil ehk siis inimeste tervise edendamise eesmärgil. Väga põnev ja mul on endal olnud ka au kohtuda karusloomafarmist päästetud rebastega. Ja no muidugi, eks need tingimused ja kuidas nemad on nagu kasvanud on, et see olukord on kõik nagu natukene teine. Aga ma ütleks, et nad hästi meenutasid koeri või selline kuidagi nagu selline Eks nad on koerlased. Just, et aga tõesti võib-olla alguses oli see mõte, et ikkagi võib-olla nad on sellised, ma ei tea, poolmetsikud või sellised ikkagi, aga täitsa nagu inimesega harjunud, aga nemad olid ka juba kutsikana päästetud sealt karusloomafarmist ja nendega oli ka nagu tegeldud ja niimoodi. Aga mis värvi nad olid? Seal oli 3 erinevat. Hõberebane oli seal ja siis oli ka punane äkki. Okay. Ja 1 kolmas oli veel, aga valgeid ei olnud? Ei olnud vist jah. Vist ei olnud tõesti. See natukene kodustamisteoreetilised uuringud, eriti just rebastega, on näidanud, et see geen, mis mõjutab karvkatet, karvavärvi, seda, kas on laiguline, mis värvi kasukas on, kas kõrvad on lontis, kas saba on rullis ja nii edasi, et see on väga seotud ka just sõbralikkusega, et kui aretada loomi sõbralikkuse järgi, siis sõbralikus inimese vastu, inimese suunas, et siis kipub ka nende välimus muutuma põlvkondade üleselt. Ehk siis mina, kui ma sotsialiseerisin punarebaseid Norras, siis seal oli ka 2 3-st olid siis päästetud karussnahafarmist ja 3 oli maanteelt leitud looduses siis elanud kutsikas, kelle ema oli maanteel hukkunud ja siis inimesed tõid ta loomaaeda. Ehk siis metsik, et nende kasukas oli kindlasti väga erinev ja käitumine ka ning kõige sõbralikum oli just siis hõberebane, kes muidu ka on tegelikult punarebane liigi järgi, aga kasukatüübilt siis see hõberebane, et need metsikud tüüpi punased olid vähem sõbralikud. Väga põnev. Väga põnev, ma just mõtlesin, et me peame tegema eraldi episoodi juba rebastest lihtsalt. Natuke läheb täppi ka tänase episoodiga, sest rebastel on nii palju kasslastele omaseid sükseid omadusi, et neid nimetatakse ka kaslaslikeks koerlasteks. Väga lahe. Sujuv üleminek. Väga hea. Ärme veel lähme kasside juurde, räägime korraks veel sinust. Kui me jätame nüüd kõik su õpingud ja kõik hundid ja kõik jätame korra sinna kõrvale, siis kes sina oled? Kuidas sa ennast kirjeldaksid? Kes sa inimesena oled? Ma ei, see on kuidagi nii ootamatu küsimus, ma vastasin või valmistusin selleks podcastiks nagu ainult professionaalselt. Ma ei teagi, kui palju isiklikust elust ma peaksin avalikkusele teavitama. Kes ma olen väljaspool siis oma tööd on küsimus või? No kes sa inimesena oled? Kes ma inimesena olen?
reisi- ja seiklushimuline, teadmistehimuline, ma ei oskagi rohkem, sportlik inimene. Sellest täiesti piisab. Minu arust väga hea vastus. Võttis jalad alt ära see küsimus. Vabandust, aga see on jah, miks me küsime seda, et võib-olla see nagu küsimus aitab ka inimestel võib-olla paremini, kuulajatel siis võib-olla paremini tundma õppida, et kes meil siin istub ja kellega me siin vestleme ja siis sellepärast me oleme ka öelnud, et ametinimetus kõrvale jätta, sest vahest inimesed kipuvad ütlema oma selle ameti, eks ole, kes nad on. Aga siin varasemalt oleme ka tähele pannud, et ikkagi kui keegi loomakaitsja ikkagi ütleb, et siis on väga raske seda ametit täiesti nagu välja jätta, et kuidagimoodi need loomad ikkagi on osa nagu nii-öelda igapäevaelust ka, on ju, kogu aeg. Et see ei ole lihtsalt selline töö, on ju, et mille siis nagu nii-öelda tööpäeva lõpus siis nii-öelda unustad ära, et seda kindlasti mitte nagu. Ja jah, paljudel inimestel ongi just selline nagu mentaliteet, et töö ei defineeri sind. Eriti inimesed, kes tegelikult ei tegele selle tööga igapäevaselt, millega nad võib-olla oleksid soovinud tegeleda või tahaksid tegeleda või mis neile meeldib. Et siis on hea vaade, et ma ei ole minu töö ja töö ei defineeri mind, aga minu puhul ma nüüd esmakordselt tunnen, et töö vist defineerib mind päris palju. Siuke hea väike eneseanalüüs siia. Aga liigume siis kasside juurde, et üritame jääda sinna just varjupaiga kasside juurde, et üks asi, mis me teame varjupaikadest on kassitoad, kus elab koos päris palju kasse, et oleneb muidugi väiksematest tubadest loodetavasti vähem, meil vähemalt küll, suurematest natukene rohkem, aga mis ütleksid, kas kassid on üldse sellised karjaloomad, et paneme nüüd 100 kassi ühte tuppa ja siis nad tunnevad ennast seal väga hästi või pigem nad ikka ei fänna seda? Kassid kindlasti ei ole karjaloomad, kassid on solitaarse eluviisiga loomad ja tegelikult ellujäämiseks liigikaaslastega suhteid ei vaja. Varjupaigas, teil ei ole võimalik pakkuda igale kassile oma tuba. Neid kasse on seal 100 või. Et jah, siis need on väga ekstreemsed tingimused ja kassid elavadki väga ekstreemsetes tingimustes sellises ellujäämis nagu mode režiim on neil peal jah, et see kindlasti ei ole loomuomane, aga varjupaik teeb, mis nad saavad teha, on ju parima, mis nad saavad anda, et jah, kindlasti väga stressirohke keskkond kassi jaoks varjupaik. Ja eks me ise ka näeme seda tegelikult, et teinekord ongi see, et ütleme mingisugune territooriumi mingid paikapanemised asjad ikka tulevad ette, et siis me püüame ka neid eraldada või siis kui on mõni kass, kes üldse ei klapi teiste kassidega, et siis püüame leida hoiukodu, et ta saab siis seal hoiukodus oma seda uut kodu oodata. Ja muidugi see ka, et püüame hoida selle kasside arvu seal kassitoas võimalikult madala, et igalühel oleks ikkagi mingi oma nagu koht. Aga jah, muidugi fakt on see, et muidugi tahaks, et kõikidel 500 kassil oleks oma eraldi tuba. Aga see on jah paratamatus, aga ütleme, et kui kass on stressis, siis kuidas ta seda välja näitab? Sõltub, eks ole, kui kaua on stress kestnud ja kui tugev see stress on, et kui me saame rääkida sellest, et ütleme, kass on süles, inimene teeb talle pai ja kass tegelikult väga ei taha enam seda pai, et siis ta näitab stressisignaale, mis on sellised ajutised lihtsalt nagu kommunikatsiooniks, näiteks saba vibutamine, saba otsa vibutamine, pupillid, pupillide suuruse muutus, haigutamine, värisemine, kõrvade taha tõmbamine, eks ole. Kui ta seisab näiteks mingis muus sellises olukorras, siis esikäpa tõstmine, need on kõik sellised väiksed stressisignaalid kommunikatsiooni eesmärgil ja teadlik omanik märkab neid ja saab selle stressi allika siis näiteks enda paitamise lõpetada ja kõik on okei.
Nüüd, kui kassil on natukene suurem stress, see stressiallikas ei lähe ära. See ei ole ainult see hetkeolukord, kus omanik paitab liiga kaua. Et siis näiteks igasugused muutused kassi tavapärases rutiinis või käitumises. A la, et kui teil oli varem õuekass, kellele meeldis palju õues olla ja vaatamata sellele, et ilm on hea, siis ta enam õues ei käi, siis võib olla see näiteks märk sellest, et kassil on õues mingisugused pinged teiste kassidega, õuest tulenev stress või a la liigne passiivsus või vastupidi liigne siis tähelepanu otsimine, söögiisu kadumine või vastupidi mõnel, nii nagu inimesedki osad stressiolukorras ei taha üldse süüa, teised jällegi söövad üle, samamoodi võib kassidel olla, siis oma mingisuguse välja kujunenud magamiskoha vahetamine, et igasugused sellised muutused kassi tavapärases käitumises võivad viidata stressile. Peitumine näiteks. Ja kui selliseid stressikäitumisi eirata, siis võivad välja kujuneda täiesti siis käitumisprobleemid, tõsisemad käitumisprobleemid, mis võivad ka siis olla stressist tingitud ja kasside puhul kõige levinumad sellised tõsised stressikäitumisprobleemid on väljapoole liivakasti pissimine, kakamine, sirtsutamine, agressiivsus, kas siis teiste koduloomade või inimeste vastu, ülekruumimine ehk siis enese kasuka ülelakkumine, karvutuks lakkumine ja naha vigastamine ning ka mittesöödavate asjade söömine. Pani mõtlema kohe. Jah, ma ise jäin sinna juurde, et kassidel need sellised kerged stressimärgid on üsna sarnased, mis on koertel. On, jah. Jah, see on haigutamine. Need kõrvad, asjad, pupillid, kõik on ju, et see on tegelikult hästi positiivne, sest et ise olles rohkem koera inimene, siis jällegi eks ma olen ka seal kassitoas jälginud natukene nende käitumist, aga olen mõelnud ka, et ei, et ega see koer ja kass nüüd päris sama loom ei ole, on ju, et jälgid neid asju, aga ikka täpselt samamoodi nagu enda koeraga või teise koeraga, et kui see kassi juba saba natukene käib või natukene keerab seal pea eemale, siis tõmbadki tagasi, on ju. Ja need on sellised signaalid, mida absoluutselt iga kass teeb, sest igal kassil on elu jooksul igapäevaelus mingid hetki, mis talle ei ole meelepärased ja ta annabki sellest märku väga selge kommunikatsiooniga tegelikult, aga omanikud tihtipeale ei ole nendest signaalidest teadlikud ja siis tulevadki need siis mured või etteheited, et me olime siin mõnusasti diivani peal ja ma tegin talle pai ja ta alguses väga tahtis pai ja siis lambist hakkas hammastega ja küüntega kätte kinni. Et tegelikult ilmselt jah, ta alguses tahtiski pai, aga siis see pai nagu jätkus ja kass tegelikult ammu juba andis märku, et palun lõpetada, aga seda lihtsalt ei võetud kuulda. Jah, et lambist see ei juhtunud, seal olid kõik need signaalid, mida inimene lihtsalt ei osanud ilmselt lugeda, on ju. Ja kui inimene harjutabki kassile selle selgeks, et ta reageerib ainult siis või kuuleb ja märkab ainult neid signaale, kui kass konkreetselt hammustab. Et siis need võivad edaspidi hakata ilmuma ka enne muid hoiatussignaale, sest kass on õppinud, et ega see niikuinii muid asju tähele ei pane, viisakaid signaale see niikuinii ei mõista. Jällegi, täpselt sama nagu koerad. Ja. Nii lahe. Kas stress võib ka kasside tervisele mõjuma hakata? Absoluutselt, et kuseteede haigused on näiteks üks kasside puhul siis ongi üks põiepõletiku siis see vorm, mida seostatakse peamiselt just stressiga. Ja selliseid juhtumeid meil on tegelikult päris palju varjupaigas olnud, et ütleme selline põiepõletik kassil, mis võib-olla ei allu ravile või mis kuidagi hästi venib ja siis kui kass saab kodusesse keskkonda, siis see ise läheb nii-öelda siis nagu korda, on ju, et jah. Ja on ka teatud seedeelundkonna haigusi ja silmapõletik isegi, mida on ka seostatud siis stressiga, aga üleüldiselt väga raske on öelda, see on see muna ja kana küsimus, et kumb oli enne, kas terviseprobleem ja sellest tuli stress või stressist tuli terviseprobleem, et kindlasti stress
nõrgendab immuunsüsteemi ja muudab kassid ja ka inimesed ja ka teised loomad vastuvõtlikumaks igasugustele haigustele, et alati ei saa öelda kindlalt, et mis see algpõhjus oli. Aga kui me nendest stressipõhjustest räägime, siis samamoodi suur stressiallikas on neile keskkonnamuutused. Et varjupaika tulemine kindlasti, varjupaigas olemine on ka ikkagi, seal on need stressiallikad, kuigi me üritame teha võimalikult kergeks. Aga samamoodi on suude koju minek ikkagi stressirohke kogemus kassi jaoks. Et kas sul on äkki mõni nipp, nõuanne, midagi, et kuidas omanik saaks selle keskkonnamuutuse teha võimalikult kergeks sellele loomale? Jaa, tõsi, väga stressirohke on keskkonnamuutus. Täpselt nii nagu inimeste jaoks ka mingi statistika kuskil ütleb, et peale siis lähedase surma kõige suurem stressiallikas inimestele on kolimine. Et samamoodi ka loomadele. Ja igasuguse uue keskkonnaga harjumine on hästi selline haavatav olukord ja see nõuab kannatlikkust. Kindlasti on asju, mida omanik saab teha, et kassil oleks lihtsam see protsess, aga üldiselt tuleb arvestada, et vähemalt 3 kuud läheb aega, enne kui kass hakkab näitama kodus oma tõelist iseloomu. Mida saab teha on, üks asi on kindlasti juba külastada kassi enne siis varjupaigast koju võtmist ja kui võimalik, siis viia näiteks oma kodust mingisugune tekik, et kass saaks vaikselt selle lõhnaga tutvuda juba varjupaigas. Ja varjupaigast kaasa võtta kindlasti võimalikult palju siukseid tema lõhnaga asju või sealseid tekikesi või mingi magamisase või midagi, millega ta on seal harjunud. Ja toit võiks esialgu olla sama, mis varjupaigas süüa, mida rohkem tuttavaid asju, seda lihtsam. Ja kodus võiks alustada ühest toast, kus siis tal on ka palju vaikust ja rahu. Et kindlasti mitte pidada sünnipäeva ja kassi soolaleiva pidu või mis iganes esimesel nädalal, et sõpru külla kutsuda uue pereliikmega tutvuma, seda võiks teha mitu kuud hiljem või vaikselt ükshaaval aga ikkagi hiljem. Aga alustada ühest toast ja kuigi see on tõsi, et pigem panna kinni sellised peidukohad, mis võiksid olla kassile ohtlikud, nagu a la pesumasina taga või vanni all või külmkapi taga, et siuksed asjad peaks enne juba kinni panema, aga siiski jätta peidupaigad, et mitte lihtsalt tühja tuppa, et palun ole siin ja tunne ennast hästi, vaid nagu siuksed voodialused, diivanialused on väga hea koht, kus kass saab vaikselt rahulikult enda tempos õppida tundma seda uut kodu ja uut keskkonda. Ja üks asi, mida meeles pidada, mida sageli ikkagi kuuleb, on see soovitus, et ei ole tal vaja seal diivani all olla, et tirida sealt välja. Sellega sa ei pane ühtegi kassi tundma, et siin on hea ja turvaline olla. Et ta ikkagi, sa saad tal soodustada välja tulemist, aga anna aega ja las ta tuleb enda tempos. Mina näiteks võtsin enda kassi, siis ma elasin Kanadas ja võtsin enda kassi Kanadas varjupaigast ja tema elas 5 või 6 päeva diivani all. Ja selleks, et ta ei peaks ennast nagu paanikasse viima iga kord, kui ta süüa tahab või pissile tahab minna, et siis ma panin talle vee- ja joogikausi sinna diivani alla ja liivakasti diivani kõrvale ja ise viibisin võimalikult palju lihtsalt rahulikult seal juures, et ma veetsingi põrandal, mitte diivani peal enda aega, vaid põrandal diivani ees, õppisin, töötasin arvutis, vaatasin filmi, lugesin raamatut, kõik need 5 päeva ja panin oma käe sinna diivani alla ja andsin talle maiuseid sealt, et siis ta vaikselt niimoodi õppis seostama positiivsega, et ma ei aja teda sealt kuidagi välja, vaid annan ainult maiuseid ja siis pärast 5. päeva ta otsustas ise, et aitab küll, et ta tuleb nüüd välja. Et niimoodi vaikselt saab tutvustada, aga vägisi ei pane sa kedagi armastama ennast ega tundma ennast turvaliselt.
jah, no seda tagasisidet on varjupaigas oleme ka täiesti seinast seina kuulnud, on ju, et noh, kohati on selline, et läheb mõni pelglikum kassipoeg, kes on sündinud kasvanud tänaval, läheb koju ja siis samal õhtul meil juba saadetakse pilte ja videoid, et et nüüd on juba kassipoeg süles ja nurrub ja kõik on ülihästi, on ju. Ja siis samas, kui läheb mõni sõbralikum kass, kes on kassitoas juba seal stressirohkes keskkonnas, on selline hästi sõbralik, tunneb ennast hästi, läheb koju ja siis 6 aja pärast kirjutatakse, et nüüd tuli diivani alt välja, et täna on pidupäev. Et noh, see on jällegi siuke, et noh, kõik asjad on ka hästi individuaalsed. Et lihtsalt andagi see aeg ja see ruum, et kass saab tulla siis, kui ta ise tunneb, et nüüd on aeg. Et see on siuke hästi oluline, ma ütleks. Ja väga hea on see mõte, et alustada ühe toaga. Et kui ta saab vabalt igas toas kohe alguses olla ja kõik jooksevad, lapsed jooksevad igalt poolt mööda ja koerad ja nii edasi, et siis see on hästi raske, hästi nagu overwhelming, ühesõnaga ei saa hakkama, kõik on liiga palju. Et ühest toast vaikselt alustada on hea, kus siis, millel saab ukse kinni panna, et koer või teised loomad ei saa ligi ja lapsed saavad ligi ainult täiskasvanute juuresolekul ja järelevalve all, et ta saab rahulikult selle toaga tutvuda ja harjuda ja see on tema turvamekka ja alles siis avada uks ja tutvustada ka teisi ruume elamises ja noh, selle boonus on see, et kui tal tuleb hirm peale nende teiste ruumidega tutvudes, siis ta saab alati, teab alati, kuhu joosta oma sinna turvalisse ruumi. Tal on mingi turvaline koht juba olemas, et see on oluline. Ja, et järgmiseks tegelikult tahtsingi küsida, et noh, ütleme, meil on päris palju selliseid kasse, kes võib öelda poolmetsikud isegi võib-olla, kes on pärit kassikolooniatest, kes võib-olla mitu aastat ongi niimoodi elanud, et inimest ei ole lähedalt nagu otseselt näinudki ja ikkagi väga-väga suur stress nende jaoks ja noh, ütleme, et ei ole küll palju selliseid inimesi, kes tahavad sellistele kassidele kodu pakkuda, aga neid ka on olemas, on ju, et tulebki keegi, kes võtab sellise poolmetsiku kassi, et tahabki aidata, hakata teda sotsialiseerima. Et mis see esimene samm peaks olema, et kas see kõik on põhimõtteliselt seesama taktika, nagu sa just kirjeldasid, lihtsalt võib-olla see võib kõik võtta kuid või on seal veel mingisugused eri meetmeid, mida sellise poolmetsiku kassi aitamiseks saaks nagu rakendada? Ja on küll eri meetmeid, mina nimetan väga professionaalse nimega maiuse sessioonideks. Aga ja, mul on endal olnud mitu varjupaiga kassi ja ühesõnaga väga erineva sellise sotsialiseerituse taustaga, aga kuidagi nad on lõpuks muutunud sülekassiks kõik ja ühel võttis see aega umbes 2 aastat ja teisel võttis see aega kuu. Ehk siis sõltub väga nii kassist endast kui ka sellest, mis sa teed. Et üks asi, mis on hästi oluline, jälle täpselt seesama, mis ma enne rääkisin, et sa ei saa vägisi ennast armastama panna. Nii et vägisi sülle võtmised umbes, et ma võtan su sülle ja näed, midagi halba ju sinuga ei juhtu. Et nüüd sa õpid ära, et see on hästi tore. Et see päris nii ei käi, sellepärast et juba see sülle võtmine ise ongi see halb, mis temaga juhtub. Talle ei meeldi see, ta tunneb ennast väga kinnihoituna, mis ongi tõsi ja väga ohustatuna. Ja ta saab negatiivse kogemuse, et sellega nagu sa ei saa seda kassi sotsialiseerida, sest sotsialiseerimise eesmärk on just see, või see, kuidas see töötab, on positiivne kogemus, positiivsed assotsiatsioonid. Aga kui sa võtad vägisi sülle, hoiad kinni, siis see on negatiivne kogemus ja annab vastupidise efekti. Et minu reegel number 1 on alati see, töötada loomatingimuste järgi. Ehk siis, kui ma tahan looma sotsialiseerida, siis tema on see, kes otsustab ja määrab ja keelab ja käsib, poob ja laseb. Et igasugune füüsiline kontakt on looma algatusel ja loom määrab, millal see lõpeb. Ehk siis ma hästi hoolikalt jälgin tema signaale. Ja hästi palju maiuseid. Et jah, alati on hea istuda kasside puhul eriti, et sa istud põrandale, oled temaga nagu ühel tasemel, oled oluliselt vähem hirmutav ja ei jõllita teda, ei kutsu, ei survesta,
aga vaikselt lihtsalt oled olemas ja kui ta tuleb lähemale, pakud maiuseid ja kui ta ei taha tulla, siis tal on võimalus ära minna. Et kõik need sülle võtmised, kinnihoidmised, seda on vaja harjutada juba veterinaarprotseduuride jaoks, aga see võtab aega, et esialgu tuleks lihtsalt enda suhte ja usalduse ehitamisega tegeleda ja siis juba selleks, et sülle võtmist treenida, kui ei ole kassipoeg on ju, keda sa oled saanud sotsialiseerides sellel kriitilisel perioodil sülle võtmisega harjutada ja kelle jaoks on nii elementaarne elu osa, vaid sa võtadki kas siis tänavalt või varjupaigast endale täiskasvanud kassi, kelle jaoks on midagi täiesti uut, et siis on pisikesed sammud, mida sa saad, mille abil sa saad seda protsessi tegelikult palju kiirendada. Ja ma siinkohal tahaks kohe tuua sisse meie Loomade Heaolu Keskuses siis väekasside projekti nii-öelda, et Laura, ma ei tea, kas sa oled sellega kursis, meie väekasside aedik siis Viljandimaal, mis on selline, ütleme Eestis vist täiesti ainulaadne ja eelmisel aastal see sai sinna tehtud, et on siis ongi täpselt need metsikud kassid, kes siis tahavadki elada enda tingimuste järgi, neil on seal suur maa-ala, mis on piiratud aiaga ja väiksed aiamajakesed ka, kus nad saavad siis peituda, talvel saavad soojas olla ja seal on neil ka liivakastid, kõik toitmine, vesi ees ja nii edasi. Ja see on täiesti, ütleme, imet teinud selliste kassidega, kelle puhul võib-olla alguselt tundus, et et kuidas sa sotsialiseerid sellist kassi üldse. Et nüüd just paar päeva tagasi kuulsin, et isegi varjupaiga või keskuse töötajad tähendavad, saavad pai teha osadele kassidele juba, et niimoodi väiksed, tulevad ise juurde selles mõttes. Ja see ongi sellest, et siis töötajad käivad lihtsalt seal tegelemas, mingeid omi asju tegemas, toitmas neid kasse ja need kassid saavad siis eemalt ise jälgida, ilma et keegi neid nagu survestaks. Et siuke nagu nii-öelda jah, et see, et neil on nagu seda oma reeglite järgi, et see on see kõige, tundub, et mõjub neile nagu väga hästi, on ju. Jaa, aga miks neid väekassideks nimetatakse? Nad on väga täis. Ei, see tuli, meil on vaja nüüd Triinut. Ja see meie Loomade Heaolu Keskuse juhataja Triinu Priks siis Ameerikast siis sellist kontseptsiooni kuulis, et neid selliseid kassi kutsuti siis spirit cats. Ja siis eesti keeles tundus selline tore tõlge, et väekassid. Jah. Ma esmakordselt kuulen, aga vahva. See on selline üsna uus projekt ja eks me veel natukene selline eksperiment, ütleme nii, aga praegult ikkagi tundub, et eksperiment on ikka väga ära tasunud ennast ja toimib nii-öelda. Jah, nagu kõik asjad, mis Triinu ette võtab kuidagi lähevad väga hästi. Just. Aga räägiks võib-olla sellest, et varasemalt käisid kassid väga palju õues kogu aeg oma päi jalutamas, et kas tänapäeval niimoodi linnakeskkonnas on see väga mõistlik ja eetiline? Väga hea küsimus, väga hea teema. Väga mitme otsaga asi, sest me peame seda vaatama nii kassi perspektiivist kui ka keskkonna perspektiivist. Et kassid muidugi inimestele mingit ohtu ei kujuta, eks ole, me koerad ei ole kunagi käinud niimoodi või osades kultuurides, osades riikides käivad, aga üldiselt oleks oluliselt suurem probleem, kui koerad meil vabalt hulguksid ringi. Et ilmselt suuresti ka seetõttu inimesed, paljud vähemalt ei näe seda probleemina, kui kassid seda teevad. Aga kassid on väga suureks ohuks keskkonnale. Nad on üks kõige kahjulikuma mõjuga siis invasiivne liik ja seda just nende arvukuse tõttu. Ja ma valmistasin kohe ette selleks küsimuseks, sest ma vaatasin mõned faktid üle, et näiteks on arvutatud, kui kiiresti kassid paljunevad, kui on kastreerimata kassid. Et eeldades siis, et on ideaalne olukord, kus emakassid hakkavad järglasi saama 1 aasta vanuselt ja saavad aastas 3 pesakonda, kus igas pesakonnas on kuskil 4-5 kassi ja kõik need pojad jäävad ellu, mis tegelikult ei ole realistlik, aga oletame, et kõik need pojad jäävad ellu, siis 5 aastaga on ühel emakassil eksponentsiaalselt 65 536 järglast. Nii ilus. Päris hullud numbrid. Ja 7 aasta pärast oleks see 420 000. Et sellepärast ja arvestades, missugune mõju
on kassidel keskkonnale, sellepärast ei ole see eetiline pidada kasse vabapidamisel, eriti kui nad on kastreerimata kassid. Et kassid on ohuks ja väga suureks ohuks lindudele, pisimetajatele, roomajatele ja kahepaiksetele. Jällegi valmistasin ette. Nii et natukene statistikat, et näiteks USA's 1 aasta jooksul murravad kassid kuni 3,7 miljardit lindu ja kuni 20,7 miljardit imetajat. Nii et see ei ole väike probleem, et jah, ühelt poolt et nad aitavad siin näiteks, ma ei tea, rotte ja hiiri püüda, aga teiselt poolt nad teevad väga-väga suurt kahju ülejäänud keskkonnale. Lisaks nad levitavad haigusi. Ja noh, kui me mõtleme kassile endale, siis see on jälle teine aspekt, mida tuleb ka arvesse võtta. Et jah, kindlasti on vabapidamisel ka suuri ohte, näiteks liikluses hukka saamine, nakkushaigused nagu FIV ehk siis kasside HIV või kasside leukeemia viirus näiteks. Konfliktid naabritega, naabrikoertega, naabrikassidega, mürgistus, rotimürgid ja nii edasi, et kindlasti on palju ohte vabapidamisel ka kassile. Samas nagu nüüd see natukene minu isiklik arvamus, aga päris tubane elu, ma ei arva, et ükski loom on loodud päris tubaseks eluks. Seda saab kindlasti teha, aga tavaliselt omanikud jällegi siin tuleb see vana mentaliteet, et kassid on nii iseseisvad loomad ja ei vaja mitte midagi. Neil on liivakast ja toit ja jook ja siis on neil nagu õnn. Et see iseseisvus on just nimelt sellest tuleneb, kui kassid tegelikult elasid just nimelt vabapidamisel rohkem. Ongi väga iseseisvad, ja ei vajanudki suurt midagi, nad said ise hakkama. Aga kui sul on täielikult toakass, siis ta vajab palju rohkem kui mingi muu elustiiliga kass, et oma vajadusi rahuldada ja piisavalt stiimuli rohkelt elu elada, sest toakassidel on ka suured ohuallikud. Üks on just nimelt see stress, mis tuleneb siis alastimuleeritusest ja vajaduste rahuldamata jätmisest, risti inimese keeli igavusest. Et see on väga suur stressiallikas, mistõttu toakassid on palju altimad igasuguste käitumisprobleemide arenemiseks. Ülekaalulisus, mis on väga tõsine probleem. Et ühesõnaga toakassidel on ka ohtusid ja kindlasti saab pidada toakassi õnnelikuna, aga selleks peab palju vaeva nägema. Mina isiklikult eelistan seda varianti, et me käituksime kassidega nii, nagu me käitume koertega, ehk siis, et nemad saaksid ka oma elu jooksul ikkagi nautida elamusi ja lõhnu ja keskkonnamuutusi, et paljud kassid neid ei ole kunagi nagu harjutatud keskkonnamuutustega, mistõttu nad on väga stressis, kui omanikud viivad nad, ma ei tea, reisi ajal kuskile vanaema juurde või kui omanikud kolivad või nii edasi ja tihti jäetakse neid nädalavahetuseks üksi koju, sest kaasavõtmine on palju hullem stress. Et tegelikult võiks ka kasse algusest peale juba harjutada sellega, et vahepeal keskkond muutubki, et lähme nädalavahetuseks maale koos ja vahel lähme ema juurde, vahel lähme venna juurde, et lihtsalt inimestel oleks variante viia oma kassi kuskile hoiule, kui nad lähevad näiteks reisile. Ja keskkonnamuutus, kui nad on harjunud keskkonnamuutusega, siis ka kassid väga armastaksid käia tegelikult traksidega õues jalutamas ja ka nautida just nimelt neid lõhnasid ja neid sensatsioone, mida pakub üks matk näiteks või õuekeskkond või kas või oma aias ja seda teha niisugusel vastutustundlikul viisil, mis siis ühelt poolt aitab edendada kassi heaolu ja teiselt poolt ei ohusta loodust ja teisi liike. Aga kui teil on nüüd juba kass olemas ja traksitamist ei ole plaanis teha,
ja kass on vabapidamisel harjunud, et on siiski meetmeid, mida saab vastu võtta või rakendada, et teha natukene leebemaks. Kindlasti peaksid kõik vabapidamisel kassid olema kastreeritud, steriliseeritud, vaktsineeritud kompleksvaktsiiniga, kiibitatud. Ja just nimelt nende looduse säästmiseks siis see võiks olla kellukesega kaelarihm ja osad kaelarihmad on sellised, millel on kelluke ja mis on veel siuksed suured värvilised, ehk siis nad aitavad inimestel, autodel, seal on ka helkurid osadel, aitavad kassi näha, aga aitavad ka lindudel näiteks kassi paremini märgata. Ja siis muidugi osad uuringud näitavad, et teraviljavaba ja suurema lihasisaldusega dieet aitab kisklust vähendada ja kassiga mängimine 5-10 minutit päevas ühes uuringus näitas, et vähendab kisklust siis lindudele, pisimäetajatele veerandi võrra, ehk siis 25%. Nii et saab, on asju, on meetmeid, mida saab rakendada, et seda kahju loodusele vähendada. Ma tooks need kassiaedikud ka välja. Ja. Et see kuidagi jäi niimoodi sealt vahelt ära, aga see on minu meelest üks lahedamaid viise, mis üldse teha, et kui on see võimalus muidugi, et kui oledki kuskil kas siis oma majas või kuskil ridaelamused, kus sa saadki siis kas akna või terrassi ümber ehitadagi siukse aediku, kassile sinna ka mingisugused peitumiskohad, erinevad tasapinnad, kus ta saab käia ja saab samamoodi seal nuusuta neid lõhnasid ja olla aga ikkagi turvaliselt nii keskkonnale kui siis ka ta enda jaoks. Absoluutselt ja see on väga hea point. Ja ma olen isegi näinud Tallinna tänaval kuskil, täitsa keset linna, aga omanik oli ehitanud siukse väikse puuri, mis ulatus kuskilt, ma ei tea, 3. korrus kuskilt aknast välja. Et kas sai natukene lihtsalt seal õhku nuusutada ja jälgida paremini. Et jah, variante kindlasti on. Ja tegelikult enamike kohalike omavalitsuste siis lemmikloomapidamise määruste järgi ei ole lubatud loomi pidada viisil, et nad pääsevad ise territooriumilt välja. Nii koeri kui kasse. Nii et tegelikult on mingeid asju, mida saab ette võtta, mis vähendavad seda riski, et kass läheb välja või vähendab tema soovi siis oma aiast lahkuda. Kindlasti kastreerimine muudab ta natuke kodulembemaks. Aga ka näiteks hästi palju aia atraktiivseks tegemine, et peidukate, ma ei tea, igasugused põõsad, taimed, kuurialused, selliste peitumiskohtade siis juurde tekitamine aeda ja kindlasti ka atraktiivne liivakast, välisliivakast, sest muidu nad lähevad naabri peenrasse. Nii et üldiselt kassidel enda territooriumil, kui neil on võimalus, nad kasutavad liivakasti väljaspool enda territooriumi, et siis selleks, et vähendada seda väljaspool territooriumi käimist, siis peaks enda territooriumile tekitama sellise atraktiivse välisliivakasti. Ja mul on hästi hea meel seda kuulda, et see traksides jalutamine on ikkagi muutumas ikka aina rohkem ja rohkem populaarsemaks, et ise ka jalutan oma koeraga, siis on meil vahest tuleb vastu üks mees, kes jalutab siis oma kassiga niimoodi traksides, et see on hästi tore. Ja just, et tundub, et ja muidugi jah, mõne kassi puhul on seda keeruline harjutada, eriti kui on täiskasvanud kassiga tegemist, aga et just, et kui võtadki kassipoja, et siis kindlasti on see väga suur soovitus, et kohe algusest peale hakata seda harjutama, on ju. Kindlasti on kassipojaga lihtsam, aga sageli inimesed teevad selle vea, et nad ostavad traksid ja võtavad kassi, panevad hopp selga ja viivad õue. Et jah, see on liiga suur ja liiga kiire samm, et jällegi traksidega nagu kõige muu uue oskusega on see reegel, et tuleb harjutada pisikeste sammudega. Jaa, aga ütleme, et kui on ikkagi tegemist täiesti tubase kassiga, elab näiteks korteris, väljas käimise võimalust ei ole, siis kuidas rikastada selle tubase kassi elu? Üks asi, mida ma väga soovitan, on kasutada toidujaotureid ja toidupuslesid. Et just nagu seda kognitiivset stimulatsiooni pakkuda. Sest kognitiivsus isegi stimuleerib, väsitab rohkem kui ükskõik missugune jooksmine või ronimine.
et sa pead mõtlema ja mõistatama. Minu kass näiteks on täiesti toidujaoturite peal, et ta saab kõik oma päevased krõbinad toidujaoturitest ja toidupusledest. Nii et see võtab aega, selle harjutamine, aga see on hästi tänuväärt asi. Et see pakub ka siis looduses, nad elavad kui kassid elavad looduses, siis nad väga suure osa oma päevasest energiast või ärkveloleku ajast panustavad just toiduotsingutele. Et kui ta saab toas, saab oma krõbinad kausist ilma vaevata kätte ükskõik mis ajal, siis kõik see energia jääb üle ja seda saab rakendada destruktiivsetel või mitte soovitud viisidel. Et jah, see toidujaoturite või toidupuslede pakkumine aitab seda energiat siis loomuomasemal viisil rakendada. Siis kindlasti eriti just noorematele kassidele on vaja ka füüsilist aktiivsust ja tegelikult tehakse hästi ägedaid siukseid igasuguseid seinamooduleid, mis pakuvad kassidele võimaluse ronida, sest kassidele meeldib kõrgel olla. Nad ei ole väga põrandataseme loomad. On muidugi individuaalseid erinevusi, aga üldiselt enamik eelistavad olla kõrgel, et neil oleks hea ülevaade ja eriti just siis, kui peres on näiteks väikseid lapsi või teisi loomi või tulevad külalised, et siis on ülihea, kui kassil on nagu võimalus minna kuskile, kus tal on ülevaade ümbruskonnas toimuvast, aga kus ta tunneb, et teda ei saada kätte. Ja see pakub, sellised seinamoodulid pakuvad ka võimaluse ronida, lihaseid kasutada, kui sa lasertäpiga natuke seal mängid, siis ja ta seda taga ajab, et siis tal on võimalus päris head trenni teha. Kraapimisvõimalusi kindlasti pakkuda, üldse rikastusi, mis võiks üks variant on treenimine, just sellel eesmärgil, et oleks midagi jällegi mõistatada kognitiivne, eks ole, aga sa saad treenida ka näiteks trenni eesmärgil, et minu sitsimine on põhimõtteliselt nagu pilates. Treenib väga hästi neid siis süvalihaseid, et ja hüppamine näiteks minul on siukse vanem kass ülekaalulisusele kalduv, et kellel peab olema see päevane kaloraaž väga piiratud ja teda ma olen treeninud tegema trikke just sellel eesmärgil, et ta liigutaks ennast rohkem. Ja see on väga palju kaasa aidanud tema füüsisele. Et ta on palju enesekindlam igasuguste hüpete tegemisel ja süvalihas on suurepärases vormis. aga jah, see muidugi treenimine, kui see on siis positiivse kinnistamise meetoditel ehk siis preemiat kasutav ja mitte karistust kasutav, siis see on ka väga hea viis enda suhte ja kommunikatsiooni tugevdamiseks kassiga. Aga rikastusi võib olla ka jällegi erinevad mänguasjad, kuni selleni, et sa tood talle näiteks muruvanni või kasvatad muru söömiseks ja näksimiseks või ja igasugused lõhnad ja mänguasjade vahetus on üldiselt üsna hea mõte, kui sa tead, et kui sa tead, kui sul on keegi sõber, kellel on kassid, terved kassid ja mänguasjadest tüdinetakse ikka ära, eks ole, et nad kaotavad oma uudsuse, et siis neid vahetada ja sealt tuleb selle teise kassi lõhn ja see on kõik nagu hea rikastus. Väga palju häid mõtteid, ma arvan, et kuulajad, kassiomanikud kindlasti saavad häid nippe, kuidas oma kassidele elu põnevamaks muuta. Absoluutselt. Aga kui on soov võtta üksikule kassile teine kass sõbraks juurde, siis mis on asjad, mida sellises olukorras jälgima peaks? Kas üldse on mõistlik seda teha? Kuidas neid seal kõige paremini omavahel klapitada? Siuksed põhilised soovitused, mis seal on, mis sa ütleksid? Üldiselt ma hästi põhjalikult kaaluks, miks seda tehakse. Kas seda tehakse enda jaoks, kas seda tehakse kassi jaoks, kas on mingi põhjus arvata, et kassil läheb kuidagi elu paremaks.
sest minu kogemus näitab, et omanikud tavaliselt arvavad, et kassidel on igav ja ta tahab ikka endale sõbrakest ja et võetakse nagu selleks, et kassil oleks parem, aga tulemus on ikkagi see, et nüüd on kassil väga suur stressiallikas kodus ja stressist tulenevad tõsised käitumisprobleemid. Et ja see on hästi riskantne. Kassid ei ole karjaloomad. Nad on solitaarsed loomad, nagu ma enne rääkisin ja nad ei ole nii altid looma väga siukseid kiindumussuhteid, nagu näiteks koerlased. Isegi rebased ei ole väga altid, et ütleme, koerad ja hundid on ülisotsiaalsed, aga kassid mitte. Aga samas muidugi tuleb arvestada seda, et neid on ka kodustatud aastatuhandeid ja see on teinud ka altimaks taluma oma liigikaaslasi ja kindlasti on selliseid kasside vahelisi suhteid, mis on väga positiivsed ja kus kassid saavad oma suhte abil just üksteise elukvaliteeti oluliselt tõsta. Nii et selliseid olukordi on ka, aga üldiselt jah, kui ei ole konkreetset vajadust, siis ma enne kaaluksin väga läbi. Väga raske on öelda, millised kassid omavahel hakkavad klappima. Kui on väga suured iseloomutüübi erinevused ja vanusevahe erinevused, siis ilmselt on keerulisem. Kindlasti on väga oluline see, kuidas kasse omavahel tutvustatakse, et sageli tehakse see viga, et laseme kokku, vaatame, kuidas läheb ja kui ikkagi tuleb probleem, siis hakkame tegelema, et kui see esimene krahh on ära olnud ja kaklus ära olnud, siis sealt hakata seda positiivset suhet looma on hästi keeruline. Et pigem tuleks algusest peale juba õige protokolli järgi tutvustada. Ja isegi kui kõike õigesti teha, veel asju, mida saab teha on ju või peab tegema, on kodu ülevaatamine selle pilguga, et kas kassidel on seal piisavalt palju ressursse, et alati peab olema kõiki ressursse, nii palju kui on kasse, pluss üks lisaks on see siuke kuldreegel, et mis puudutab liivakaste, toidujooginõusid, magamisasemeid, ülevaatekohti, kraapimispuid ja nii edasi. Ja jällegi, kui sul on mitu liivakasti reas, siis see tegelikult funktsioneerib ikkagi nagu ühe ressursina. Need peaksid olema erinevates kohtades, sest kui kass tahab minna liivakasti ja teine kass on seal juures, keda ta kardab või vahel nad üks selline passiivse agressiivsuse vorm ja kasside vahel ongi ressurssidele ligipääsu takistamine. Et kui teine kass on seal juures, kes takistab liivakastile ligipääsu, siis see, et seal on kohe on mitu liivakasti kõrvuti, see nagu ei aita kaasa ja samamoodi toidunõudega, et erinevates kohtades ja võimalikult palju, mida rohkem, seda uhkem, seda turvalisemalt nad ennast tunnevad ja seda vähem konkurentsi ja konkurentsivajadust nad tunnevad. Aga ikkagi, kui omanik teeb kõik õigesti, siis vahel võib ikkagi lihtsalt iseloomud ei klapi ja ükskõik, mis sa teed, nad ei pruugi omavahel kunagi läbi hakata saama. Ja siis nad pigem on üksteisele suureks stressiallikaks. Et see risk on alati olemas. Jah, seda garantiid niimoodi kaasa ei saa kahjuks. Just nagu inimestegagi, et mõned lihtsalt ei klapi oma vahel, et võib ka kassidel ette tulla, eks ole. Ja see ei sõltu ka sugulusastmest, et nad on ju pesakonnakaaslased ja õde-vend või ema ja tütar või mida iganes, et nii nagu inimestegi puhul täiskasvanuks saades või õdede-vendade puhul isegi muidugi nooremana ei pruugi nad läbi saada, et nii ka loomade puhul. Okei, aga lõpetuseks siit veel siis selline küsimus, et milline on sinu arvates üks hea kassi omanik? See oli mu lemmik küsimus, kui ma vaatasin, mis te mulle enne saatsite. Et üks mõte või selline suund, mille poole tänapäeval liigutakse ja mis mulle väga meeldib, kui me mõtleme looma heaolule, on see, et enam me ei räägi sellest, et looma heaolu tagame me ainult siis, kui me elimineerime kannatused. Et need 5 vabadust, eks ole, vabadus valust ja vabadus janust ja vabadus näljast ja nii edasi. Et need elimineerides, et siis on kõik hästi. Enam sellest ei piisa.
vaid nüüd me räägime sellest, et me tahaks, et loom oleks õnnelik. Ehk siis mitte ainult vabadus kannatustest, vaid ka see, et tal on elus rõõmu, elamusi, positiivseid kogemusi. Ja ma arvan, et hea loomaomanik või hea kassiomanik peakski sellele mõtlema, et ta kassil oleks elamisväärne elu, nauditav elu, mitte ainult stressivaba elu, vaid lahe elu. Ja kindlasti see tähendab ka seda, et kassil oleks agentsus ehk siis mingisugune kontroll ja hääleõigus oma igapäevaelus toimuva üle. Kas või selle üle, millal teda sülle võetakse, kas ta üldse tahab, et teda sülle võetakse, millal teda puututatakse. Et kindlasti on asju, mida kuhu maani sa pead kontrollima, et kui kas tahab auto alla joosta, siis ikkagi astud vahele või kui teda on vaja veterinaari juurde viia, siis sa viid. Aga nii palju kui võimalik anda talle otsustus siis õigusi. Ja samamoodi siis hea kassiomanik õpib selgeks kassi stressisignaalid, kassi nii palju kui võimalik siis kasside liigiomasest kommunikatsioonist ja harjutab ennast neid märkama, neid ära tundma, enne kui neil tekib konflikt, sest igasugune konflikt kassiga, ka see, kui kass tunneb, et ta peab sind ründama ja siis sina saad pahaseks ja või ala tunned, et nüüd on närv nii must, et nüüd sa lükkad ta eemale või ütled kõtt või karjuta peale või veepritsiga pritsid, et see kõik kahjustab suhet. Aga kui sa õpid temaga suhtlema, õpid tema liigiomast kommunikatsiooni märkama ja annad talle ka mingisuguse hääleõiguse, siis garanteeritult teil on positiivsem suhe ja neid konflikte vähem. Ja see on kindlasti hea kassiomaniku tunnus. Väga ilus mõte. Ja tõesti, ma loodan, et see on inspiratsiooniks väga paljudele kassiomanikele. Ja kindlasti. Igatahes suur aitäh sulle, Laura, et sa tulid ja veetsid selle aja meiega. Ma arvan, et siit said küll kõik kassiomanikud ja isegi mitte kassiomanikud väga häid nõuandeid ja nippe ja märksõnu, millest siis kinni haarata ja kuidas edaspidi paremini käituda nendega. Nii et suur aitäh, et sa tulid. Suur tänu kutsumast ja tore, et te teete nii ägedat podcasti. Aitäh. Juhul, kui sa leiad, et sinu kodus on veel ruumi mõnele 4-jalgsele pereliikmele, siis viska pilt peale meie kodulehele varjupaik.ee, kus on üleval kõik meie hoole all uusi kodusid ootavad loomad. Kui keegi jääb sulle sealt silma, siis võta meiega julgelt ühendust. Kui sa ka looma võtta ei saa, aga siiski tahad oma panus anda, siis kõik erinevad toetusvõimalused on samuti üleval meie kodulehel. Suur aitäh sulle, et veetsid selle aja meiega ja kui sul on kodus lemmikloom, siis tee talle meie poolt pai. Järgmise korrani. Tšau!